Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Kai Ringmäe. Me räägime edasi tähendamissõnast tähendamissõna külvajast siis. Ja see on üks huvitav tähendamissõna. Jeesus on selle kohta öelnud, et see on tegelikult võiks öelda kõige olulisem tähendamissõna. Ja meil on seda vaja mõista. Ja me oleme rääkinud siin erinevatest maadest just nendest, missugune on meie inimeste südamed ja me oleme jõudnud sellesse kohta, et me räägime täna siis sellest heast maast. Nüüd see on see koht, kus me kõik kristlased peaksime olema ja kasvama ja selle nii-öelda igapäevaselt ka käima selles. Ja nüüd, missugune see hea maa on? See on siis see hea maa, mis kannab vilja. See tähendab siis, et me näeksime tulemusi. See, et meie kristlik elu ei ole selleks, et lihtsalt mingisugust, ma ei tea, religioosset asja teha või korraldada lihtsalt, vaid et me näeksime reaalseid tulemusi. Seda, et asjad muutuksid, lahendused tuleksid, inimesed, kes on haiged, saaksid terveks, inimesed, kes on puuduses, nende vajadused saaksid täidetud ja et me näeme reaalseid tulemusi. Ja see on see, nagu, mis on Jumala sõna eesmärk ja see sihik. Ja see peaks olema tegelikult meie tohutu igatsus näha seda vilja tulemas esile meie elust. Me ei tohiks olla passiivsed selles. Me peaks kõik tegema selle jaoks, et see vili saaks esile tulla. Ma loen Markuse evangeeliumi 4. peatükist ja salmist 14. Ütleb, külvaja külvab sõna. Need on tee äärsed, kuhu sõna külvatakse. Ja kui nad on kuulnud, tuleb kohe saatan ja võtab sõna ära, mis neisse oli külvatud. Ja nõnda samuti, mis külvati kaljusele maale, on need, kes kui nad sõna kuulevad, seda kohe rõõmuga vastu võtavad. Aga neil ei ole juurt enestes, vaid nad kestavad ainult üürikese aja. Pärast, kui tõuseb viletsus või tagakiusamine sõna pärast, nad taganevad varsti. Ja teised on ohakate sekka külvatud. Need on, kes sõna kuulevad, aga selle maailma mured ja rikkuse petlikkus ja muude asjade himud saavad võimule ja lämmatavad sõna ära ja see jääb viljatuks. Ja kes on heale maale külvatud, on need, kes sõna kuulevad ja vastu võtavad ja kannavad vilja, mõni 30-kordselt, mõni 60-kordselt ja mõni 100-kordselt. Nüüd me oleme rääkinud ära kõik need eelnevad maapinnad siin juba. Nii et täna me räägime siis sellest heast maast ja me näeme isegi, et ka isegi need, kes on see hea maa, isegi siin on erinevus selle vilja kandmises. Mõni kannab rohkem vilja, mõni kannab vähem vilja, aga oluline on see, et me kannaks vilja. Sest et Jumal ootab meilt vilja. Jumal ei anna meile oma sõna lihtsalt selleks, et me paneks selle kuskile riiuli peale või unustaks ära. Jumal annab meile oma sõna, et me rakendaks seda oma ellu. Et me paneks selle oma südamesse, et see oleks meie mõtetes, et see oleks meie suus, et me võiksime vilja kanda, et need juured läheks sügavale Jumala sõnasse ja tõesti see oleks see, mille järgi me nii-öelda kogu oma elu tegelikult sätime. Et Jumala sõna on see, mis tõesti on seal lambiks minu jalgteel, et ma lähen sinna suunda, kuhu Jumala sõna mulle näitab, kuhu minna. Siis on see kindel, et varem või hiljem see vili tuleb esile, kui ma jään selle juurde. Kus Jumala sõna minu jaoks on number 1, see A ja O, see kõige olulisem, nagu ta ütleb Jumala enda kohta. Jeesus, ta on otsi algus. A ja O, see kõige olulisem meie elus peaks olema Jumal ja tema sõna. Ma loen ka Luuka evangeeliumi 8. peatükis selle sama. Ja ta ütleb 15. salmis, aga mis on heas maas, on need, kes sõna kuulevad, kaunis ja heas südames peavad ning kannavad vilja kannatlikkuses. Nüüd jälle siin on need kõik elemendid, mis on kõik olulised. Nad kuulevad Jumala sõna. Kahju väga paljud jäävad sellele tasemele ja me juba rääkisime eelnevatest maadest, et kus ongi see ongi see, mis põhjustab, et inimese elu ei kanna tegelikult nüüd vilja. See, et ta jääb kuskile nii-öelda pidama. Ta küll kuuleb Jumala sõna, aga nüüd see on kõik nagu kaugemale ta sealt ei lähe. Aga nüüd, mis ta ütleb, kaunis ja heas südames peavad. Nüüd ma pean selle oma südames pidama, see tähendab seda ka, et ma olen selle vastu võtnud
ja nüüd ja kannavad vilja, see tähendab, et ma ka nüüd teen selle sõna järele, see, mida Jumal on mulle rääkinud ja miks ta mulle selle sõna üldse on andnud, et see vili võiks tulla esile. Mulle meeldib see, mis ta siin ütleb Luuka evangeeliumis, nad kannavad vilja kannatlikkuses. Ja jälle, kui me mõtleme nagu loomulikus mõttes selle maapinna peale, selle peale, et me istutame sinna midagi ja see kasvab seal, siis kui ma istutan oma aiamaale seemned, eks ole, ma panen mitu peenrat täit, eks ole, panen reas neid seemneid ja nüüd kastan nad ilusti ära ja kõik. Ja nüüd järgmine päev ma rutuga tõttan jälle aiamaale, sest et ma tahaks korviga. Sest et ma tahaks nüüd minna ja saada ühe ilusa poolkorvitäid herneid ja siis tahaks veel peeti saada ja uba oleks ka hea ja teeks ühe toreda söögi. Ja kõik naeraksid selle peale. Sest jälle, see on huvitav, et me saame aru nendest loomulikest asjadest, aga me peaksime mõtlema ja tooma nad nüüd ka oma vaimulikku ellu, sest et vaimulikud asjad tegelikult toimivad täpselt samamoodi nagu loomulikud asjad. Et see tähendab seda, miks mul on vaja kannatlikkust. Mul on vaja kannatlikkust nüüd, et see, et ma tean, et ma olen selle seemne sinna pannud sinna mulda. Nüüd ma pean seda järjepidevalt kastma, ma pean seda järjepidevalt rohima. Ma pean kindlaks tegema, et tal on piisavalt päikesevalgust, et tal on sooja. Ja ma pean hoolt kandma selle seemne eest, mis ma olen istutanud. Ja nüüd ma järjest näen, kuidas ta vaikselt hakkab kasvama, tuleb see pisikene taimekene ja lõpuks ta kasvab ja lõpuks tuleb see vili. Aga ma pean olema kannatlik sellega, sest et see võtab isegi mõne kuu aega, enne kui ma saan korviga minna sinna aiamaale, et seda vilja korjata. Ja vaimulikult on täpselt samamoodi, et me tahame nagu näha neid asju oma elus nagu kohe. Et see Jumala sõna tuli ja nüüd ma tahan kohe näha seda tulemust, kohe saada seda mõnusat, mahlast, maitsvat, magusat vilja maitsta. Aga ma ei saa, sest et mul on vaja kannatlikkust, sest et see vajab kasvada. Kasvamisperioodi, see asi peab minus kasvama. Mina pean kasvama selles Jumala tundmises, Jumala sõna tundmises. Selles ma pean kasvama, et aru saada, mis on need umbrohud kõik selle seemne ümber seal või selle väikese Jumala sõna taimekese ümber, mis tahavad seda lämmatada. Ma pean need kõik ära eemaldama, ma pean puhastama oma elu nendest asjadest nii-öelda, et see Jumala sõna taim saaks kasvada minus, et ta lõpuks võiks kanda vilja. Nii et loomulikult me kõik mõistame seda, aga vaimulikult me tihtipeale ei näe neid asju selliselt, nagu nad tegelikult on. Sest et miks Jeesus tõi neid näiteid loomulikust maailmas, sest et vaimulikud ja loomulikud asjad toimivad väga sarnaselt. Nii et me peame aru saama, et me peame olema kannatlikud ja jälle isegi hea, et see hernes ja võib-olla redis tuleb üsna kiiresti, eks ole. Ja mõned asjad võtavad võib-olla mõne kuu. Aga kui ma istutan õunapuu või istutan ploomipuu, nüüd, et saada sealt seda vilja, ma pean olema kannatlik mitu aastat. Et see ei ole niisama, et ma istutasin puu ja nüüd olgu see vili olemas seal. Ja et nüüd ma tahan, eks ole, eile istutasin õunapuu ja täna tahan teha õunakooki. Ei, nii see ei toimi. Ma pean olema kannatlik, sest et see puu tahab kasvada, see puu tahab juurduda korralikult ja lõpuks need viljad hakkavad tulema esile. Nii et me peame, vahest kristlased, me oleme kärsitud oma eluga. Ja see ei ole hea asi, kärsitus ei ole hea asi. See hea maa on ka see, et ta kannab vilja kannatlikkuses. Ta ei ole kärsitu, ta ei ole see, et nüüd, ma kuulsin sõna ja nüüd ma tahan kohe vilja saada. Ei, ta saab aru, et sellel asjal, see asi peab kasvama minu elus. Ma pean saama rohkem aru nendest asjadest. Nii et me peame olema väga kannatlikud teatud asjadega, et me saaks seda mõnusat ja magusat vilja maitsta. Et vaatame, me näeme sellel heal maal oli üks väga oluline esimene omadus, mis tegelikult oli mõnes mõttes ka teistel, aga siin on üks väga lisaelement selle juures. Ja ta ütleb selle kohta, et nad on siis need, kes sõna kuulevad, kaunis ja heas südames peavad ning kannavad vilja kannatlikkuses. Aga esimene asi me näeme, mis me mainitud on kuulevad.
Nüüd meil eesti keeles on võimalik väike sihuke sõnade mäng teha. Üks on kuulevad ja teine on kuulavad. Nüüd siin on väikene nii-öelda oluline, tegelikult päris oluline erinevus nende kahe sõnade. Üks ongi just seesama tähelepanuga kuulamine. Ja nüüd see on üks väga oluline printsiip ja tegelikult seda me natuke siin puutusin ka mõni saade tagasi. Aga ma loen õpetussõnade 4.20 ütleb, et mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrmu kõnede poole, ära kanna neid enesel silmist, hoia need oma südames, sest need on eluks selle, kes need leiab ja terviseks ehk siis ravimiks koguda ihule. Hoia oma südant rohkem kui kõike muud, mille tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Nüüd üks asi, mis ma mõtlen, kui ma mõtlen isegi oma kooliaega tagasi, siis olid sageli need niinimetatud 2-3 õpilased ja olid ka need 4-5 õpilased. Aga huvitav oli selle juures see, et väga sageli need 4-5 õpilased olid need, kes istusid klassis siis kas kuskil eespool, mitte päris esimestes ridades, aga siiski eespool ja need 2-3 õpilased istusid alati kuidagi sinna taha. Ja nad ise sageli valisid, kui anti neil võimalus. Ma tean, õpetajad vahest tegid neid asju meelega ümber, et kuidagi saada, mida saada. Saada need 2-3 õpilaste tähelepanu sellele, mida räägitakse. Ja see probleem ei ole sageli just selles, et ühel on suurem võimekus ja teisel on väiksem võimekus või ühel on rohkem andi või see ei ole niivõrd selles. Küsimus on hoopis selles, et kui see inimene või see laps siis ütleme otsustab ka koolis tähele panna seda, mida räägitakse. Ja see on see, mis teda viib ka sellesse kohta, et tema tulemused on palju paremad. Ja nüüd see on nüüd kooli kontekstis, aga see on ka meie elu kontekstis. Kui me paneme tähele Jumala sõna, kui me teeme oma parima ja me pingutame selle jaoks, et olla nii-öelda ka isegi koosoleku kontekstis, kuulda Jumala sõna, olla sellele ligi. Mulle meeldib teiseks ka isegi koguduses või ütleme, kui me siin on koosolekutel kuulaja rollis, mitte istuda ka kuhugi taha otsa. Ma tahan ikkagi istuda ettepoole või kui ma olen isegi kuskil mõnel konverentsil, siis ka päris esimesse ritta ei roni just, aga siiski ma tahan ettepoole. Miks pärast, et vähem on igasuguseid asju, mis võivad tõmmata mu tähelepanu kuskile kohta, kus ta ei ole oluline lihtsalt. Mis võivad segavad elemendid olla, aga ma võiksin Jumala sõna ligi olla ja saada sellest osa ja maksimaalse ammutada. Nii et see on väga oluline element just, et see hea maa, ta oli see, kes kuulas Jumala sõna tähelepanuga. Kui me tahame ka olla hea maa, siis me peame ka Jumala sõna kuulama tähelepanuga. See sama just siis, mismoodi ta tõi välja sellest kirjakohast. Ta ütleb, et esiteks pane tähele mu sõnu. Järelikult sina valid selle, sina teed otsuse. Ja nüüd pööra oma kõrmu kõnede poole. See on sama aru, see on selline piltlik väljend, aga mõnes mõttes on see ka sõna otses mõttes füüsiline asi, kus sa ennast nagu pöörad sellesse suunda, et kuulda paremini, et mitte miski ei läheks kaduma, mitte miski ei jääks tähelepanuta. Ja siis ta ütleb, ära kaota neid enesel silmist, millest sa räägib ka just seesama, et ma loen, ma uurin ja ma ei lase mitte ühelgi detailil, nagu öeldakse, kõrvale jääda. Et see on just sellise tähelepanuga lugemine. See on seesama, et sa ei loe lihtsalt sorinal üle või näiteks ka Jumala sõna, kui me seda loeme, vahest mõne inimesel on hea harjumus, ütleme, iga päev näiteks lugeda piiblist midagi. Nüüd hea on tegelikult võtta vähem, aga süveneda sellesse. See on palju efektiivsem, mitte üritada, et ma lugesin täna, ma ei tea, 5 peatükki või lausa terve ühe raamatu lugesin läbi. Sa võisid seda teha, aga see ei pruugi eriti palju toota. Just see sama küsimus on selles, et sa teeksid seda selle tähelepanuga. Nüüd vaatame ühte teist kirja kohta, Markuse evangeeliumi 4. peatükis ja 23. salmis. Jeesus on siin rääkimas, ta ütleb, et kui kellegi kõrvad on kuulda, see kuulgu. Ja ta ütles, pange tähele, mida te kuulete. Mis mõõduga te mõõdate, sellega mõõdetakse teile ja teile lisatakse veel juurde. Sest kellel on, sellele antakse ja kellel ei ole, sellelt võetakse see, mis tal on. Nüüd, seda on hästi hea lugeda just ka laiendatud tõlkes, sest ta toob siin väga palju huvitavaid nüansse sisse. Ja selle tõlke üks omadus on see, et see on sageli tõlgitakse paljud asjad nagu nii-öelda sünonüümidena kõrvuti, erinevatel viisidel, kuidas on võimalik seda konkreetset fraasi või mõtet tõlkida. Ja siin 24 salm ütleb siis laiendatud tõlkes niimoodi. Ja ta ütles neile, Jeesus on rääkimas siin, olge tähelepanekud, mida te kuulete.
Nüüd see on väga oluline, et me oleme Jaa. tähelepanelikud selle suhtes, mida me kuuleme. Nüüd siis selle mõõduga mõtlemist ja uurimist, mida te annate tõele, mida te kuulete. Nüüd see väga oluline on seesama mõõt, missuguse mõõduga me tuleme nii-öelda ja uurime siis ja mõtiskleme Jumala sõna üle. Siis sedasama, mida me siis kuuleme, mõõdetakse teile tagasi väe ja teadmistega ja rohkemgi lisaks antakse teile, kes te kuulete. Nüüd me näeme seda, et see, kui palju Jumala vägi meie elus on tegutsemas, on sõltuvuses sellest, kui palju me anname oma nii-öelda igatsusi ja janu Jumala sõna järgi. Kuidas me uurime ja kuidas me sellesse süveneme, kuidas me loeme seda, see mõjutab seda, kui palju seda väge meie elus on tegutsemas. Ja samamoodi ka Jumala tarkust ja teadmisi, kui palju neid tuleb meile. See sõltub. Nüüd see ei ole sellest, et kui Jumal tahab mulle anda seda, no eks ta siis annab. Ei. See sõltub sellest, kui palju meie igatseme ja taotleme seda. Nüüd mul meeldib tuua üks niisugune piltlik võrdpilt. Sina paned paika selle, kui palju sa konkreetselt koosolekul saad, kui sa ütleme, tuled kogudusse. Mis mõttes? Sa võid tulla koosolekule justkui kohale teelusikaga. Mul on teelusikas, et ma saaksin ühe teelusikatäie midagi Jumala käest. Ja sina paned selle paika, ma ütlen teelusika kaasa. Siis sa võid kaasa võtta supilusika. Siis sa saad ühe supilusikatäie. Mõni mõtleb, et miks mitte ka rohkem, muidugi. Sa võid võtta ka kulbi. Võtad kulbiga. Mõni mõtleb, et aga ikka saab veel rohkem. Võtame terve suure poti kaasa. Võtame potiga. Siis mõni ütleb, no ka võiks ju veel rohkem. Sa võtad suure ämbri kaasa. Siis sa saad ämbritäie. Ja siis, kui sellest ei piisa, sa võid tulla autoga kohale sõita. Ja kui sellest veel ei piisa, siis sõidad suure laevaga kohale, millel on ka suured paagid kaha peal. No saad aru, piltlikult ma räägin midagi sõna. Aga see on sama, et see, kui palju me Jumala käest saame, see ei ole piiratud. Ja see on meie paika panna, et meie paneme selle mõõdu paika. Ma igatsen, see, mille ma kaasa võtan, on just see sama, mida ma tahan, et mis saaks täidetud. Ja see sama just, et kui palju me paneme seda igatsust, seda uurimist, seda janu Jumala sõnasse, nii palju me saame sellest ka lõikama. Ja eks see ongi see, kui palju me tahame olla see hea maa, mis kannab vilja. See paneb meid tegutsema, see paneb meid igatsema rohkem ja rohkem. Ma loen Jakobuse kirjast ja esimesest peatükist ja salmist 21 ütleb nii. Sellepärast heitke ära kõik rüvedus ja viimnegi paha ning võtke tasase meelega vastu sõna, mis teisse istutati ja võib teie hinget päästa. Aga olge sõna tegijad ja mitte üksipäinis kuuljad, iseendid pettes. Ja mulle meeldib laiendatud tõlge lisab siia iseendid pettes pettusesse, arutledes vastupidiselt tõele. See on huvitav, et me võime iseennast petta pettusesse. Kui me hakkame mõtlema ja arutlema asjade peale, mis ei lähe Jumala sõnaga kokku, me võime saada petetud. Aga siin on see oluline asi. Me oleme nüüd rääkinud ka sellest sõna kuulmisest. Ülioluline asi. Aga teine ülioluline asi on see, et me oleksime ka sõna tegijad ja mitte ainult kuuljad. Sest et jälle, siin on huvitav, ta toob selle, et inimene võib saada petetud just siis, kui ta jääb selle kuulmise tasemele. Ja ta tegelikult ei rakenda seda sõna. Ja nüüd ta hakkab ainult nii-öelda, ta arutleb selle sõna ümber, aga tegelikult ta ei tee seda. Ja nüüd ta tegelikult ise petab ise ennast. See on üks väga huvitav asi ja paljud ei saa sellest, sest et jälle, kui sa oled petetud, sa ei saa aru, et sa oled petetud. See on see kurb asi. Et paljud petavad ennast just sellega, et nad arvavad, et nad teavad hästi palju. Aga ainuüksi teadmisest ei piisa, sest ta ütleb, me peame olema sõna tegijad. Ja nüüd tegelikult meie elu hakkab seda vilja ka kandma ja me ei ole ka petetud. Aga nüüd ta ütleb siin mitu asja ka. Ta ütleb siin, et me peaksime heitma ära kõik rüveduse, mis on siis ebapuhtus. Ja me peaksime tegelikult tegema tööd endaga, sest et see ebapuhtus või rüvedus ei tohiks elada ei meie lihas, ei meie mõtetes ega ka meie suus. Mida me mõtleme, mida me räägime, mida me teeme, see kõik peaks olema tegelikult puhas.
see peaks nii-öelda vastu pidama siis nii-öelda läbi vaatlusele või kontrollile. Et ja jälle me ei tohi ära unustada seda, et isegi kui teine inimene ei näe seda, mida mina mõtlen, siis Jumal näeb. Võib-olla mingisugused tegevused, mida ma teen, mitte keegi ei näe, sest et ma olen seal suletud uste taga ja ma olen üksi. Ei, Jumal on ka seal. Jumal alati näeb ja Jumal alati teab. Nii et kui me tahame kanda vilja, me peame ära heitma ja välja pesema enda elust kõik, mis on ebapuhas. Mis Jumal väga selgelt oma sõnas räägib, mis ei tohiks meie elus tegelikult olla. Ja tõesti, seal on väga palju asju, mida see sisaldab tegelikult. Ja jälle isegi see, kuidas me ennast kui me oleme inimestega koos, kuidas me ennast üleval peame, mis sõnu me räägime, kuidas me suhtume inimestesse, kellega me koos oleme. Sest et jälle võib-olla iga asjaga, seda on võib-olla lihtne, isegi lihtsam meile ennast jälgida, kui me mõtleks kogu aeg selle peale, et kas see, mida ma teen või kas see, mida ma räägin või kuidas ma ennast üleval pean, kas see toob au Jumalale. Või see paneb Jumalat pilkama, sest et Piibel räägib ka sellest, et see, kuidas meie elame, mida meie teeme, see võib põhjustada seda, et teised inimesed, kes Jumalat ei tunne, hakkavad Jumalat pilkama. Sellepärast, kuidas meie elame või ennast üleval peame ja seda ei tohiks juhtuda. Nii et ja jälle viimnegi paha, me peaks selle ka kõik ära, viimnegi paha. Mõned inimesed suudavad olla väga toredad ja tublid väljaspool oma perekonda, aga mis toimub sinu kodus? Kuidas sa suhtled oma abikaasaga, kuidas sa temast mõtled, kuidas sa temaga räägid, et kõik siuksed asjad me peaksime läbi vaatama selles valguses, kas see toob au Jumalale. Ja kui see ei too, siis me peaks selle välja pesema oma elus tegelikult. See on midagi, mis takistab sellel viljal meie elus esile tulemast. See on takistus meie elus. Ma loen ka laulude raamatust. Ja laul 119 ja salm 11 ütleb nii. Ma panen su sõna tallele. Taavet on siin siis rääkimas. Ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu. Ja üks huvitav tõlge, mis on siis passion tõlge inglise keeles, ütleb niimoodi. Ma pean sinu sõna oma suurimaks aardeks ja hoian seda oma südames. Nüüd Jumala sõna on tegelikult see, mis hoiab meid pattu tegemast, kui me pöörame sellele tähelepanu ja kui see sõna läheb meile korda, siis on see, et täpselt nagu me mäletame seda Joosepi lugu, eks ole, kus Joosep müüdi orjaks ja ta oli Potifari kojas ja kuidas Potifari naine iga päev selles mõttes kiusas teda, et ta tahtis nii-öelda põhimõtteliselt abielu rikkuda Joosepiga. Sest et ta oli ilus noor mees ja kuidas Joosep ütles, et ma ei saa seda pattu teha oma Jumala vastu. Vot see peaks olema see õige austus ja Jumala kartus tema sõna vastu ka, et see, mida ma näen Jumala sõnas, et kui mingi asi nii-öelda tahab mind lükata, tegutsema või rääkima selle sõna vastu, nüüd ma peaks mõtlema apikene, kuidas ma saan teha seda pattu oma Jumala vastu. Ma ei saa teha seda asja, sest et see ei lähe kokku Jumala sõnaga. Nii et see armastus Jumala sõna vastu, aga mitte ainult selle kuulmine, vaid ka selle tegemine, selle praktikasse panemine. See, et me hoiame oma elu kontrolli all, et me ei tee midagi, mis on Jumala sõna vastu. Amen. See on ka see, mis toob meie elust esile selle vilja, sest et nüüd me osutume selleks heaks maaks. Nüüd me oleme puhastanud selle maa kõigest jamast, me oleme panemas õigeid asju sinna, me oleme nagu kastmas seda ja see kannab head vilja ka. Nüüd ma loen Luuka evangeeliumi 8. peatükist ja 15. salmist nüüd veel uuesti selle hea maa kirjelduse. Siin ta ütleb, aga mis on heas maas, on need, kes sõna kuulevad, me rääkisime siis sõna kuulmisest, kaunis ja heas südames peavad
me näeme seda just, et seesama sõna hoitakse oma südames, see on väga oluline just selle hea maa puhul. Ja siis ütleb ja kannavad vilja kannatlikkuses. Nüüd me näeme siin viimane osa just räägib siis ka sellest vilja kandmisest. Nüüd iva on selles, et see on ka jällegi meie otsusega seotud, et me otsustame vilja kanda. Ja mille ta siin lisab juurde kannatlikkuse, mille sa enne ka tõid korra välja. Vaatame korra ühte kirja kohta veel. See on siis lauluraamatu 1. peatükk ja 1. salm. Ja siit me oleme seda päris mitmeid kordi lugenud. Ma arvan, et Jumala sõna on hea uuesti lugeda. Ja see ütleb, et õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkete killas, vaid kel on hea meel Jehova käsuõpetusest ja kes uurib ta käsuõpetust ööd ja päevad. Siis ta on otse kui puu, mis on istutud veeojade äärde, mis oma vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Nüüd me näeme jällegi, ta ütleb, kirjeldades seda puud, ta ütleb, et oma vilja annab omal ajal. Nüüd jällegi see on positiivne asi välja toodud just inimese kohta, kes jääb Jumala sõnasse, kes teeb konkreetse otsuse ja valiku jääda Jumala sõnasse, kellel on hea meel Jehova käsuõpetusest. See on just ja kes uurib. Nüüd see hea meel, see on seesama, et ta naudib, tal on meelepärane see Jumala sõna. Nüüd see on ka midagi sellist, et me peaksime ka nautima Jumala sõna uurimist, Jumala sõna lugemist. Ja siis see teeb meist selle inimese, kes kannab ka vilja just sellel õigel ajal. Ja ma loen nüüd kolosslastele kirja veel 1. peatükist ja 9. salmist. Nüüd Paulus palub siin selle koguduse eest ja palub siin mitmeid olulisi asju. Ja tegelikult need palved on meil piiblis ka selle jaoks, et me võiksime ka eeskuju võtta, et me palume kas teiste kristlaste eest ja ei ole üldse vale ka ise enda eest paluda neid asju. Ja siin ütleb, sellepärast ei ole ka meie sellest päevast, mil me seda kuulsime, lakanud palvet tegemast ja palumast teie eest. Et teid täidetaks tema tahtmise tunnetusega kõiges vaimulikus tarkuses ja arusaamises. Et te elaksite väärikalt issandale, et temale kõigiti meeldida. Vilja kandes kõiges heas töös ning kasvades Jumala tunnetuses. Nüüd me näeme seda, et Jumala igatsus on see, et kui Paulus seda palub, on see, et me kannaksime vilja kõiges. Kõiges, mis me oleme tegemas. Et see kannaks vilja. See tähendab seda, et see räägib tulemustest. Ei tahiks midagi olla, et me teeme kristlastena midagi lihtsalt sellepärast, et see on ilus, tore komme. Vaid sellepärast, et me teeme seda eesmärgiga, et see annaks tulemusi. Et see tooks tõesti muudatused ja imed meie ellu. Nüüd see on need olulised elemendid, mis me näeme just selle hea maa puhul. Tema kandis vilja kannatlikkuses. Ja ma tahan nüüd ka meie vaatajatele tõesti seda meelde tuletada just. Me oleme siin rääkinud nüüd päris paljudest erinevatest teemadest seoses meele uuendamisega. Ja ma tahan sind julgustada, et sa haaraksid Jumala sõnast kinni. Otsi ise isiklikult need kirjakohad ka välja. Süvene ja süüvi nendesse, et need asjad võiksid sinu elu muuta. Ja tehes seda saatesarja, me oleme tõesti pannud need olulised printsiibid sellest teemast siia kokku. Ja kui me nüüd selle saatekirja kokku võtame, siis ma tahame just ka sinule nii-öelda panna südame peale uuendama meeled, muutu Jumala sarnaseks. Ja see on see, mis toob sinu ellu ka reaalse edu.